Tervitus, mina olen Sander Mihkels Racing tiimist ja ei olegi see aasta kaamerat tööle pannud. Viimati sai siis novembris Hiiumaal rahvarallit sõidetud ja kaamera saigi sahtlisse pandud ja laadis küll tükk aega, et pilti ette tõmbaks, aga nüüd ongi pilt ees ja lähme siis laupäeval Kose vagirajale võistlema ja esisilla veoklassis on 7 osalejat, üsna vähe, aga tegelikult on üsna kiireid sõitjaid seal. Et lähme proovime, vaatame, kuidas tehnika vastu peab, kuidas ta sõidab ja üldiselt lähme üldse fannima. Et nüüd ongi siis autol sai hooldus tehtud see nädal, kergem aku sai pandud, kergemad väljad, uued Michelin aastrehvid sai alla pandud ja pisilekkeid vaadatud üle ja igasuguseid pisiasju veel tehtud. Ja see auto siis kaalub tänaseks umbes 700 kilo ja ma usun, et see on päris kiire jääre auto. Ja selle autoga on päris palju vaeva näinud, et kui detsembris lumi sulas ära, siis me ikkagi tegelesime selle autoga ja hea sõber Jannoga aitas mind sellega. Värvisime salongi ära ja tegime auto natuke turvalisemaks paagisüsteemi. Ja nüüd ongi siis, panen vaikseid asju kokku ja täna oleme siis reedes praegu ja laupäeva hommikul ongi siis start, et ma panengi asjad vaikselt kokku. Võtame selle väikse haagise kaasa, puksiiriga jälle minek ja ma arvan, et saab tore olema. Mul polegi emotsiooni. Ma arvan, mul tegelikult pole üldse sellist ärevust ega mitte midagi, et ma naudin täiega praegu. Nagu vana kala vee sees on ja? Põhimõttes küll, jah. Nagu eile oleks sõitnud siin. Tegelikult eelmine aasta hooaeg algaski siin ja rada on tuttav, et eelmine aasta läks väga hästi ka siin, et ma arvan, näeb ta väga. Me ei raatsigi panna, me ei raatsigi uute rehvidega peale minna, lähme natuke kasutatud rehvidega. Nii, nüüd paneme teiselt poolt ka teised ära ja hea küll. Jopel läks lukk katki. Tere! Ma vaarikon natuke tõmbasin, aga ei olnud pigem. Aga rada on jumal hea, kuule, jään maha seal jumal hea sõita. Aga taga perse on nii kerge raisk, et kui see nüüd ära läheb, siis tuleb peal hoida ja lihtsalt lapata. Kui sa alla annad, siis on perse. Tahab ujuda päris palju vaata. Ikka siin lipukeid on või? Kõik tuleb. Hendrik ja siis lõikab üks klaas ja algab teine samamoodi 3 korraga. Et hakkan
esimesena, mina sain siis kõige viimasena sõidetud. Kuidas sul läks? No, ütleme keskmiselt. Aga kuidas sul see auto meeldib? Ei, auto on väga hea, ise seal käkkisin rohkem kui 1 või 2, pigem mingi 5-6 korda normaalselt ära, et prooviringid olid nagu tulid vähe paremad, aga kokkuvõttes ei hullu, 2 vooru meil minna. Ja tulemused mõttes pole hullu nagu, et sult sain küll mingi 17-18 sekundit 3 ringi peale või, aga noh, selles mõttes on nagu aus ka. Mina tegelikult aegasi ei ole jõudnud veel vaadata, aga mina peaks vist esimene praegu olema ja minul oli sõit oli sellest suhteliselt igav ja rahulik. Ühes kohas läks natuke rool risti, käsil tuve täis, aga sain ilusti otseks ja minu arust on auto väga hea ja ootan juba järgmist vooru. Et suhteliselt nauditav on sõita, et mitte mingit põdemist pole ja riskipiiril tegelikult sõitma ei pea. Ja ei, mul oli selle mõttes samamoodi, et ma nagu kui hea auto oli see, et kui ise nagu käkkisid seal iga ring mitu korda ära, siis vaatad kokku, et ikka 3. kohal nagu aja poolest, et noh, siis nagu peab päris hea auto olema. Aga see, kui me need tagapidurid tegime niimoodi, et tagapidurid võtavad ennem kui esimesed, siis minul annab see jõhkralt juurde. Ma arvan, et ma tahaks tegelikult vaadata eelmise aasta aegasi võrrelda, et palju see, ma arvan, et tuli kindlasti paremad ajad kui eelmine aasta. Kuigi eelmine aasta, kui me käisime sõitmas, oli suur külm ka, et täna on natuke siuke sulapoolne juba, et see võib ka natukene mõjutada, aga vaatame pärast sees. Kõige varem võib-olla oleks võrrelda ala Lilliku esimesega kellega ajaga. Rada on erinev, aga palju eelmine aasta vahe oli ja palju see aasta vahe. Aga ega meil ongi tegelikult auto on ju valmis bensuvõim sisse ja lähmegi vaatame tegelikult, mis need nelikveolised ajad on ja lähme võrdleme siis, palju nelikutele kaotame. Ei tea, kui ermast vahe saad, see on nagu fair vaatad nagu. Külje pealt oleks tulnud kõik ka. Siit võeti välja või? Oma jalad ikkagi tuli ära maksa.
meil on siis päris naljakas mure. Meil pole autos tulesi ja pimedaks läheb ja korraldaja ei andnud meile ka võimalust, et me saaks varem sõita, kuigi konkurendid olid nõus, et me saaks varem starti, aga ei antud meile seda võimalust. Aga ühesõnaga me leiame ühe leedi, ratsime selle Hondale külge ja äkki saame viimase vooru ära teha. Et Raido peaks praegu hetkel olema 4, mina olen 1, et Raidol on veel püüda poodiumit ja tegelikult tahaks ise ka sõita veel. Kolmanda koha. Murra. Thanks. Millal sa viimati üldse said poodiumile? Kolmas koht ei ole kindel veel. Oota, kaevatakse Raido peale? Ai, mehed teevad pulli. Kõik labidati ka õues ja kaevu. Keegi kaebas, et auto on liiga kerge ikka. Liiga kiire auto. Võitis täna autoga Honda Civic Raido. Teine koht auto on Opel Corsa Marti. Tubli! Õnne, palun. Ja esimene koht samuti Honda Civicuga sõitnud Sander. Õnne, tuli. Palun. Laupäevane seiklus hakkab läbi saama, oleme Paides tagasi ja homme hommikul läheme siis Roosna-Allikule trenni tegema. Kellaaeg veel ei ole päris selgeks, ma proovin enam une täis magada ja ega praegu ongi, jätame ka auto treileri peale, alguses sappa. Tööriistakomplekti võib-olla tõstan veel garaaži laua peale, see sai natuke vett puhastanud ära ja homme siis edasi, et ei saanud veel isu täis. Aga isenest täna oli väga äge päev ja täiega jään rahule, et Kosel võistlemas käisin. Kuule paps, aga tänks, et saite siis meilt. Said täna kõige parem autojuht. Ega kui tegelikult oled päev otsa võistlustega teganud, siis on hea kõrval olla, mitte ise sõita treileriga. Kui vaja on, siis teeme ära. Ma arvan, et veebruaris saame päris palju sõita. Lähme teeme Eesti Autospordiliidu võistlused ka kaasa. Võt. Kuule, aga John, sulle ka tänks. Homme peame jälle pautama. Tänu sinule saime leedi ette ikkagi, Abiks ikka jälle. Muidugi. Kuule, aga aitab küll siis. Päeva purki täna ja 1-2 ja... Mihkelt Racing tiimi päev sai täna läbi. Homme edasi. Head õhtut praegu siis. Tšau. Uus päev, uued seiklused. No just, täna siis meil tõukene trennipäev. Vahesime siis Mokitsa ka välja ja vaatame, mis Mokitsa ka teeb meil. Aga lähmegi Allikule siis ja hakkame nüüd kõigepealt tankima. Stay tuned. Ja. Ikka läks midagi. Kuule, aga pane nüüd siia kanistrisse, ma tegin lahti. Joonas, ära pane ääreni. No nii, paneme nüüd siia ka. Paneme täis ära. Bensiini üle pole kunagi. Kuud. Masina käima, siis ta on soe, kui me rajale jõuame. Natuke minna veel.
No nii, lähme siis teeme Allikul väikse sükse soojendusringi. Käisin sõitmas ja jube vale oli kuidagi asi, üldse pidamist ei olnud ja avastasin, me oleme eile Kosel siis valet pidi rehvid alla pannud ja sain õnneks tuttavalt selle tungi, et siis tõstangi siis mõlemad pooled üles, vahetan rehvid ära ja ma lähen proovin, äkki on parem. Millal viimati Mossega sõitsid jäärajal? 90ndate algul. No vot, siis peale sõjaväge. 2025 teeme uuesti. No. Pühapäevane seiklus hakkab läbi saama, Joonas paneb juba autot kinni ja väga äge rada oli, isegi rattad sai õhku, kui väga tahta ja oli ka päris ägedaid sõitjaid siin ja ägedaid autosid, kellega koos nagu vaadata, et kes mis kiirem on. Aga suur tänu Lembit Nõlvakule sellise raja eest ja ilmateada näitab, et nüüd tükk aega vist talvel sõita enam ei saagi, sulab ära jälle kõik see asi, et võtsime selles nädalavahetus kõik, mis võtta andis ja mõned mõtted saime ka. Auto on terve, naastudele sissesõit tehtud ja ongi koju ära. Tšau, tšau! Sain õnneks tütrega ka viimased tiirud tehtud ja talle väga meeldis. Millal sina ka järgmisena sõidad meil siin?
päris väsitav nädalavahetus ikkagi ja kui sul ikka autos on ikka tohutu müra, siis isegi kui vaikus hetk on, siis see plõrin käib ikka peast edasi, et aga ehk homme ülehomme see plõrin mu ajust läinud.